väga tähtis ja tore on välja mõelda, mida sa tahad, on ju, ja koolitajad kõik seda räägivad, aga mina alati soovitan rohkem välja mõelda seda, et mida sa ei taha, mida sa ei tee, mida sa kindlasti ei tee. Noh, mina ei poe, ei tee töid, mida mulle ei meeldi teha üldse, nõmedate inimestega ei tööta või noh, kellega ma ei tunne, et me ajame sama asja, on ju. Selliste juhtidega, nagu ma kirjeldasin, ma ei tööta. Ja niimoodi on palju lihtsam. Filtreerid ära, sest teistpidi, kui sa hakkad mõtlema kogu aeg selle peale, et ma mõtlen nüüd välja detailselt, mida ma teen, siis elu kahjuks pakub kohutavalt palju rohkem võimalusi, kui sa suudad ette kujutada. Lihtsam on meile mõelda, mida ma ei tee. Et see aitab äris ja elus palju lihtsamalt edasi. Missioon peaks olema midagi sellist teoorias, mis oleks emotsionaalselt köitev nendele inimestele, kes seal töötavad ja arusaadav nendele, kes väljastpoolt vaatavad. See missioon võib tekkida, noh, kui on näiteks, ma ei tea, omanik on ja kuskil tema peast, miks ta selle firma üldse tegi, on ja või siis see tekib kuidagi teisel moel, aga see peab kuidagi loomulikult ja lihtsalt tekkima ja see peaks olema pigem nagu noh, nagu Nike'l on just do it, eks ole, midagi sellist. See on missioon tegelikult. See on nagu hoiak elusse, töösse, suhtumisse, on ja. Või siis on hea näide on Google'i Don't be evil. Noh, kogu lugu on sinna ju ära maetud, et me teeme asju sellest põhimõttest lähtuvalt, eks ole. Võti ei ole selles, et ma mõtlen kõik ette välja. Võti on selles, edukad on need, kes teevad. Noh, hakkavad tegema midagi, teevad. Vahepeal natuke, nii-öelda, kuidas see koolitajate sõna reflekteerid, on ja, või mõtled natuke, et vist nii ei saa ikka ja siis teed. Et tegemine on võti. Ja tehes õpib. Mina soovitan otsida selles mõttes küll inimene, mitte mentori tüüpi, kes sulle nõu annaks ja räägiks niisugust oma kogemust ja vaid otsida endale inimene, kellele sa saad rääkida sellest asjast. See on küll, et ettevõtja, nagu sa alustad, eriti kui alustad ja ettevõtjaks ka oled, on ja, siis on jube hea, kui sa saad kellelegi oma juttu rääkida, sest sa räägid endale asjad selgemaks. Ta ei pea sulle ütlema, et kuule, tee nii, katseta teistmoodi ja isegi on hea, kui ta seda ei tee, aga ta peab sind ära kuulama. Ja siis sa mõtled enda jaoks nagu mingid asjad selgemaks. Ja see toimib, noh, see on sisuliselt on see coaching, eks ole, aga see toimib, noh, mis tahes, psühholoogia, ükskõik, sama asi töötab. Inimesed räägivad endale asju selgemaks. Ja see on väga nagu, see on see, mis sind nagu edasi aitab ja enesekindlust tõstab. Mõtled enda jaoks mingi asja selgemaks ja lähed ja teed. Maailmas ei ole ideede puudus. Puudus on neist, kes ära teevad ideed. Et see ei, ma nagu seda pabinat ei karda, et mina olen nõus praktiliselt kõik oma äriideed, mõtted ja mis iganes mul peas on, ma võin vabalt neist rääkida. Et see ei ole mingi probleem. Probleem on selles, kui läheb tegemiseks. Ja ma olen kindel, et see, mida mina teen, keegi minust paremini ei tee, on ja. Ja see ongi minu eelis, et ma võin sellest nagu vabalt rääkida. See on nagu minu arust täiesti pseudoprobleem, et äkki keegi varastab mu idee ära. Noh, puht statistiliselt on ju ka need, et need, kes teisena turul tulevad, need jäävad ellu, mitte esimesed. Pioneeridel lüüakse tavaliselt nina veriseks ja noh, see on üks võimalik statistiline vaade. Tore raamat on Juhuslikkuse narrib, ma ei tea, kas te olete lugenud. Nassim Nicholas Taleb. Must luik on ka tema kirjutatud ju hästi popp. No, tema nagu mõte on selles, et kõik see, et mis on tohutu edukas ja vaadates firmasid, kes on siin edukad ja kes mina tegin, on ja, siis tegelikult on see nagu puht naturaalsete asjaolude kokkulangemine. Et oli nagu selles ajas mingi selline nõudlus, tekkis mingi selline klient, tekkis selline inimene, noh, see on nagu nii paljude asjade kokkulangemine ja siis tuleb üks mees, ütleb, et mina tegin. Vaadates ka neid ärimehi, kes on edukad, eks ole, kõik on failinud. Mingid asjad on õnnestunud, mingid asjad on mitte õnnestunud. Lihtsalt need, mis on õnnestunud, need on nagu paremad või suuremad. Et ta on midagi õppinud ja natuke teistmoodi teinud, aga noh, failinud on kõik, absoluutselt kõik. Kas sul on mingeid kindlaid soovitusi ka ettevõtjatele, et kuidas ennast paremini internetis esile tuua? On vahe, kas sa oled üksikettevõtja nagu mina või oled sa mingi organisatsioon. Et kui sa oled üksikettevõtja nagu mina, on ju mingi konsultandi, koolitaja, massöör, teenusemüüja, eks ole, siis üks hästi lihtne asi on, mille ma otseselt kiiresti selgeks sain, kui alustasin, et müüja ei tasu firmat, vaid müüma pead ise ennast. Et kui sa teed endale veebisaidi, siis tee see raimoülavere.ee, eks ole. Mina jõudsin selleni paari aastaga ja siis ma ei ole hakanud ümber tegema endal lihtsalt.
aga müüja tasub iseennast. Sinu nimi, sina oled see ekspert, keda võetakse, eks ole. Ja kui see on organisatsioon, siis tasub hästi detailselt läbi mõelda, et mida sa sellest veebist tahad, mis sa tahad, et inimesed teeksid seal. Kas see on nagu lihtsalt organisatsiooni mingi tutvustus? Noh, ma ei tea, natuke kõlab igavalt. Mida sa tahad, et nad teeksid? Kas sa tahad, et nad tuleksid sinu poodi ostma? Kas sa tahad, et nad liituksid sinu meililistiga, saaksid otse turundust teha, eks ole? Meililistid on kõige efektiivsem viis oma klientidega suhtluse hoidmiseks. Kas sa tahad, et ma ei tea, ühesõnaga neid võimalusi on palju ja siis selle peale ehitada see veebisait ülesse, et see point tuleb välja mõelda. Ja sa ei saa veebis kõike müüa, veeb ei ole nagu sihuke koht, kuhu sa paned, et no paneme selle ka veel ja siis on see veel ja nii edasi, et üks asi korraga. Kõige lihtsam asi on blogi. Ma kirjutan seal lugusid, artikleid korra nädalas sagedusega umbes ja muu hulgas on seal siis ka see, et kui see mõttemaailm meeldib, siis on neil võimalus minna kohe suhteliselt lihtsalt klikkida, vaadata, mis tüüpi asju ma teen. Vahepeal ma tegin coachingu e-kursuse ja siis oli väga selge minu huvi seda nagu meililisti, et inimene, kes liitub, tekib meililist ja seal on praegu pealt 1000 inimese on coachingu huvilisi. Minu jaoks täitsa piisav arv, väga hea on nendega tegutseda, eks. Midagi annad ära, millest on reaalne kasu ja see töötab.